Oh, hi. It's a me, Wario. It's a me, Wario. It's me! Lõpuks olen võtnud end kokku ja otsustasin, et ma teen see video lõpuni. Sellega, no ma pidin tegelikult selle umbes mingi üle-eelmise nädala lõpuks valmis saama, aga läks kauem. Kuna mul oli väga kiire, pidin minema Rootsi kruiisile ja mul oli vaja veel mingeid asju järgi teha, arvutit ka ei saanud kätte, ma arvasin, ma saan kätte nagu arvuti. No ma saingi kätte ühe päeva enne kruiisile minekut, aga sellel emaplaadiga oli mingi jama. Ehk siis nüüd olen ma siin ja olen valmis jätkama teise osaga Rootsi kruiisist. On 8. juuni, jah. Ehk kool saab ka suht varsti läbi ja siin on siis video. Ma loodan, et teile meeldib ja siis, jah. No nii, kätte on jõudnud siis 25. aprill hommik. Kell on umbes 7:45 Rootsi aja järgi, jah. Ajavahemiku või selle ajaga oli väga palju probleeme, aga enam-vähem saime siis selgeks. 7:45 kõlab Fuck Nexus, võib-olla ma panen see taustale, ehk siis nimelt see on minu äratuskell, mul oli kõige varemaks pandud. Siis oli, mu toas oli 4 tüüpi, minuga koos 4, ehk siis peale minu veel 3 tüüpi. 2 tüüpi panid veel äratuse, aga nad panid hiljemaks. Kui see algas, siis panin riidesse. Mõtlesin, mis edasi saama hakkab ja siis umbes veerand tunni pärast 2 toakaaslast läksid vaatama, kas see hommikuks meil oli tellitud see Rootsi laud või see, et läksid vaatama, kas sinna saab minna. Nad läksid, nad ei olnud tagasi jõudnud, siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen ka ja see viimane tüüp veel magas. Läksime sinna Rootsi lauda, sõime, nägime ka Eesti YouTube'e või YouTubereid ja siis sõime ära ja ma ei hakka täpselt ütlema, mida me sõime seal. Aga ütleme nii, et enamus söögist oli peekon lihtsalt ja mingi 10 peekoni riba või midagi sellist ja siis mingit ilgelt palju jõin ka Mirindat või Jafat, ma ei mäleta, kumb see oli. Ja siis umbes 8:30 tuleb siis see üks kõrvalt toast tüüp jõuab sinna, ta oli päris hilja ja siis ta küsis, kus kõik on, enamus olid ära söönud, osad veel sõid ja siis läks tema sööma. Ja siis jõuame kajutisse tagasi koos 2 toakaaslasega. Ja siis vaatame, et see viimane tüüp ikka veel magab, ajasime ta üles ja ütlesime nagu, et võiks sööma minna, varsti peab kogunema juba infoletis. Ja siis ta läks sööma, kuigi ta oli nagu, ei, ma lähen ikka viimasel minutil. Aga lõpuks ta läks sööma, siis meie passisime natuke kajutis ja läksime pärast seda sinna infoletti, sealt ostsid kõik peale minu ostsid selle T-tsentraale kohta. See on T-tsentraal on põhimõtteliselt Stockholmi see nii-öelda metroo keskpunkt, kus sa saad sõita igale poole, Farsta poole ja siis ka teistesse kohtadesse. Mingi 3 suunda vist on. See on see nii-öelda keskpunkt. Seal me ostsime enamus ossid piletid ära, ma ei viitsin passida seal piletiletis. Seal kõrval olid ka YouTube'id. Sinna ma ei jäänud, sealt ma läksin edasi. Ja siis ma ostsin mingi pool tundi enne laeva saabumist Stockholmi, ostsin ikkagi T-tsentraalse pileti ära.
Pilet maksis minu meelest mingi 3 euri ja 12 senti üks ots, mingi, ma ei mäleta, mingi 30 Rootsi krooni või midagi sellist. No jah, kokku tuli 60 Rootsi krooni või nii. Täpselt ma sentides ei mäleta, mis oli, aga see pole oluline. Siis läksime umbes 10 hakkasime ootama seal laeva seal ukse ees, kus saab välja. Mina võtsin kaasa enda seljakoti, aga riided jätsin laeva, võtsin ka veel raha, koti, see Rootsi kroonid, enda väiksed kõrvasisesed kõrvaklapid ja telefoni. Ma arvan, et see on kõik. Ja siis 10:15 Rootsi aja järgi minu meelest saime laeva pealt maha. Seal, ja ma võtsin ka rula kaasa, siis ma sõitsin seal vahekäigus, kus saab nii-öelda Stockholmi. Seal ma sõitsin rulaga, kui tulid need mingi turvatöötajad, siis ma võtsin rula kätte ja tegin näo, nagu ei oleks midagi juhtunudki. Igaks juhuks võib-olla võis sõita, aga samas pärast võetakse rula ära ja siis on natuke halvasti. Läksime seal maha, siis kõndisime sinna sadamale kõige lähedamasse metroopeatusse. Sealt siis läksime sealt sisse, sealt sõitsime D-tsentraalesse. Siis kui see metroo tuli, siis oli nagu ilgelt õudne, see tuli nii kõvasti ja nii kiiresti. See oli nagu päris õudne, kui nagu mitu aastat ei olnud käinud, siis ei mäletan. Aga metroo nägi hästi äge välja, siuke ilgelt nõukaaegne nägi välja, aga siiski nagu äge mõnes mõttes. Sealt sõitsime D-tsentraalesse, seal tulime maha, põhimõtteliselt nüüd jagunes grupp 2 poisid, kes ei läinud sinna, meil oli mõeldud muidu muuseum, mingi tasuta mingi muuseum, relvakamber ja mingi siuke vahtkonna vahetus ja nii, sinna läksid tüdrukud ja õpetaja, ma oleks läinud sinna, aga sellega oli see värk, et siis ma läks väga vähe saanud linnas olla mingi 2 tundi või isegi vähem, tund ja pool, siis oleks pidanud minema juba, see on natuke liiga vähe. Ja siis selle asemel me valisime siukse asja, et me oleme mingi 4,5 tundi saame linnas käia ringi, natuke võib-olla rohkem. Esimese asjana me otsisime hakkasime kõndima sealt D-tsentraalist, tulime välja, oli minu meelest D-tsentraali võib-olla mingi muu koht, ma täpselt ei mäleta. Sealt läksime välja, kõndisime ringi, ma sõitsin rulaga ja ilm oli päris halb, nii et rulaga poleks väga hea mõte sõita olnud, aga samas nagu vahet ei ole. Ja siis leidsime mingi siukse putka nagu 7-Eleven, sealt ma ostsin Mountain Dew Game Blast, võib-olla ma panen pildi siia ekraanile, panen võib-olla pildi sellest ja siis ostsin ma veel vist oli Fanta pluss mingi koola või siuke maitse, hästi hea oli. Selles ma panen ka vist pildi, see nimi oli mingi Fanta Mezzo. Ma arvan, et need mõlemad maksid mingi 15 krooni või nii. Ehk siis 1,50 eurodes. Natuke rohkem või ei. Jah, natuke rohkem võib-olla. Mitte väga palju, mingi 1,55 või nii. Ja siis me kõndisime edasi, hakkasime otsima sellist ühte kaubanduskeskust nimega, ma ei mäleta see nime, aga ma tean, et seal ma käisin ka sellest eelmine kord mingi 4 aastat tagasi, see oli eessa koht, kus käisime, seal oli GameStop, Technic Magazine ja seal oli McDonald's ka, ma mäletan, et need olid. Sinna me kõndisime umbes 40 minutit või 30 minutit, päris kaua läks aega ja ilm oli halb ka. Kõik olid vist väsinud, ma ei mäleta täpselt, vist olid, vist mitte, seda ma ei tea. Ja sinna me, sealt nägime ma nägin McDonald'si, ma tahtsin väga ühte burgerit, mille pildi ma panen kohe taustale. See nimi on El Maco, see on mu Mac'is võib-olla mu lemmikburger. Sinna ma oleks tahtnud minna, aga seal ei olnud El Macot, siis ma mõtlesin,
no lähme siis kuradi Burger Kingi, noh. Ma ei tahtnud eriti minna sinna. Kõik olid nagu, oh my god, Burger King on nii hea. Burger King on normaalne, aga ma ei saaks öelda, et see mingi Macist parem on. No põhimõtteliselt kõik sama, mingi Max on tegelikult parem, sinna ma tahaks veel minna. Aga Burger King ja McDonald's on enam-vähem kõik samad. Aga kui Rootsis olete, siis ma soovitaks minna Maxi. Max on nagu Rootsi mingi enda oma ja see on hea. See on hea. Ma räägin enda ühest kruisist veel pärast seda videot, aga see võtab kaua aega. Nii. Ja siis seal kaubanduskeskus oli McDonald's, ma vaatasin ruttu, kas seal Macoton ei olnud. Läksime edasi, seal nägime siukest väikest tehnikapoodi, mis on põhimõtteliselt igal pool Stockholmis nagu ilgelt palju kohti on. See koha nimi oli Technic Magazine ehk iga kord, kui ma nägin seda, siis ma olin nagu check out the Technic. Ma panen võibolla selle laulu korraks taustale. Nii, ja siis oli seal kõrval veel GameStop. Check out the Technic ehk Technic Magazine. Seal me vaatasime nagu seal olid odava hinnaga hiired, klaviatuurid, hiirematid. Üks tüüp ostis Hyperbeasti hiiremati, mille pildi ma panen ka kohe. Selle ma ostsin nüüd, kui ma käisin eelmine nädal Rootsis, ma ostsin ka see sama. See on hästi suur, see on hästi hea ja see maksis 199 krooni ehk umbes 20 €. Natuke odavam kui Eestis. Siis üks tüüp ostis Razer Death Adder Chroma. Ei, mitte Chromat, lihtsalt Razer Death Adder. Ja see oli mingi 530 krooni ehk 53 €. Võib-olla natuke odavam kui Eestis, aga samas mitte nii palju, et ostaks sellist asja lihtsalt Rootsist. Siis üks tüüp ostis SteelSeries, mingi mehaaniline keyboard, ainult sinist värvi. Ma ei tea, mis see nimi oli, aga see maksis mingi 800 krooni. Ja siis me läksime GameStopi. Üks tüüp ostis veel 150 krooniga umbes või oli 100 krooni ühe stressipalli. Ja siis me läksime GameStopi. Seal GameStopis osteti igast mänge ja värke. Ma tahtsin muidu üks selline mäng nagu Little Big Planet, see on mu lemmikmäng üldse. See on väga lahe mäng. Selle mängu nagu selliseid pehmeid tegelasi. Ma oleks väga tahtnud nagu seda osta, aga seda ei olnud ja see tüüp, see müüja nii-öelda, see oli hästi lahe vend, teadis ka nagu hästi palju sellest stuffist ja minu meelest sellised töötajad peavadki olema nagu, kes teavad, millest räägivad, mitte ei ole mingi elektroonikapoes mingi vana naine, kes ei tea mit sittagi läheb, mis vaatab arvutist, et kas on, ei ole või ei ole, aga see vend nagu teadis, millest ta räägib ja see ongi kõige lahedam. Sellised töötajad ongi kõige lahedam. Ja Rootsis on hästi palju selliseid, aga samas võib juhtuda ka, et sa satud mingi täiesti lolli ka nagu lolli töötajaga vastamisi, aga samas jaa, väga palju on ka selliseid normaalseid, võib-olla rohkem kui Eestis, aga ei ole kindel. Ei oska üldistada praegult. Nii, ja siis GameStopist üks tüüp ostis mingi Sniper Ghost Warrior, selle. Ja see Little Big Planetiga oli see, et ma tahtsin seda tegelast, aga seda ei olnud ja see tüüp ütles, et neid tuleb ainult siis, kui nagu mingi mäng välja tuleb, ehk viimane kord oli siis, kui Little Big Planet 3 välja tuli. Nii et jääb ootama 4. osa ja siis läheb lihtsalt Rootsi ja ostab see tegelase. Mul üks juba on ja see on hästi lahe ja sellepärast ma tahtsingi teist ka. Nii, ja siis kuna seal Technicus enne oli, ma nägin ühte klaviatuuri Corsair K55 RGB. Ma panen see pildi ka arvatavasti. Seda ma
mõtlesin, et võiks olla ja mul oli hästi palju Rootsi kroone, ma mõtlesin nagu midagi oleks võinud siukest suurt ka osta. Siis emaga räägin, et kas ma võin osta ja siis ema nagu kohe nõustus ja siis ma ostsingi ära selle. See on hästi lahe keyboard, see maksis 499 Rootsi krooni, mis on natuke üle 50 euro. Eestis ta on vist 80 euroga ja Rootsis muidu täishind, ma sain natuke soodukaga oli praegult, aga täishind oli 600 krooni. Ehk siis igatahes ma sain nagu tegin profitit ja see on väga hea keyboard, mitte midagi ei ole öelda, aga see ei ole mehaaniline, aga samas kui mõelda, et see Corsairi mehaanilised on põhimõtteliselt samasugused, siis see ei ole hullu, see on täitsa hea. No ta oleks anyways hea, mul ei ole tähtis, et on mehaaniline. Aga jaa. Nii, järgmine, siis läksime ka toidupoodi, sealt ma ostsin 2 Fantat, ma võib-olla vajan pildid ka, Sidrun ja Kreip. Need maksid mõlemad ka 15 krooni ja siis ma ostsin ühed veel, siuke firma nagu OLV oli vist see nimi. See on, OLV oli päris hea. Väga head krõpsud, see oli vist mingi sibul ja hapukoor. Eestis on sarnase maitsega, aga see oli nagu nii häid krõpse ma vist polegi kunagi varem saanud. Ühed Pringlesid on ka head, mille ma ostsin seekord, Texas barbecue sauce, lilla pakk, seda vist oli vahepeal Prismas ka, aga muidu Soomes ja Rootsis on näinud seda võit. See oli ülihea ja siis pärast seda me läksime edasi, läksime sinna täitsa kesklinna, kus on sellised suured kaubanduskeskused nagu Galeriien ja igast sellised. Sinna läksime. Seal käisime ka paaris kohas ringi, Galerien oli nagu minu meelest väga hea kaubanduskeskus, seal me nägime YouTube'ega ja Galerien on hea koht. Ja seal me käisime ühes, ma ei mäleta, mis selle kaubandus või see elektroonikapoe nimi oli, aga ma võib-olla, kui ma leian, siis ma panen selle taustale praegu. Aga seal me käisime jah, ühes elektroonikapoes, seal oli väga palju elektroonikat, seal me saime testida igast Razer keyboard'e ja värke ka, seal oli nagu väljas siuke Razeri nurk lausa, see oli hästi lahe koht. Ja siis me läksime edasi, otsisime, nemad otsisid Burger Kingi, lõpuks me leidsime, seal ma ostsin vist oli Bacon Steakhouse, mingi Bacon and Steak vist oli see burgeri nimi. Siis kui ma käisin eelmine nädal Rootsis ka, siis ma võtsin ka sama, see oli hea burger ja siis võtsin friikad, punase Fanta, see on vist Fanta Exotic või midagi, see on hästi hea. Selle ma võib-olla olen pildi praegu taustale ja siis ma võtsin veel ühe selle jäätise. Teised keegi ei võtnud, aga ma võtsin see Oreo jäätise. Üks tüüpist pärast võttis, aga ma võtsin Oreo jäätise ka. See oli ka hea. Mul läks kokku umbes 130 krooni. Ehk siis 13 euri. See on päris palju, kui mõelda. Aga samas Rootsis ongi kõik päris kallis. Aga vähemalt oli see hea. Ja hea vaheldus Mäkile. Ja pärast seda me käisime veel natuke ringi, Stockholmi kesklinn on päris lahe ja aga siis me läksime veel vist mingisse veel ühte 7-Elevenisse ja pärast seda hakkasime siis minema Burger Kingi jõudsime me umbes kell 1 või nii ja pärast seda siis pidime saama kuskil veel kokku, vahepeal käisime veel vist kuskil poodides ja nii ja siis saime kokku seal, kus me siin
teed alustasime nii-öelda see metroo ei, mitte seal, vaid Teed Centrale. Ma arvan, et see on Teed Centrale, see koht, kus me kokku saime. Igatahes seal me tulime ka maha, siis kui me hakkasime sadamas sõitma. Ja siis me läksime, seal saime kokku ja siis seal oli veel mingi putkad, midagi vist ostsime, aga seal olid ilged järjekorrad. Ja siis läksime metroosse ja hakkasime sadama poole sõitma. Vahepeal ma lasin, üks klassivend tahtis minu rulaga sõita ja siis ta nagu sõitis oma pealt natuke aega koos mingi teise 2 tüübiga. Ja siis hakkasimegi sadama poole tulema. Seal sõitis veel üks klassivend mulle mäest alla mu rula. Oh shit. Okei, see on piinlik, aga samas siin sellises kohas, et ma ei saa välja kakata. Muidu ma pean lihtsalt mingi pool juttu uuesti rääkima. Et üks klassi sõitis mäest alla rulaga. Tal ei tulnud eriti hästi välja, ta failis. Ja siis ma sõitsin sealt, nii-öelda sealt vahekäigus sõitsin see mingi siuke jalgade peal siuke kõrgel selline mingi kuradi tunnel, ma ei oska seletada. Sealt sõitsin siis sinna sadamasse ja mingi kell 4, kell 4:30 läksime umbes laeva peale. Ja see alguses oli rahulik, ei teinud midagi erilist. Mängisime võibolla seda Outlasti, ma tegin enda see nii-öelda unboxing video, kus ma unboxin enda Corsair K55. Seda videot ma ka ei ole veel lõpuni teinud, aga see mingil päeval see tuleb. Ma ei hakka lubama, võibolla see tuleb isegi see nädal, aga ma ei hakka lubama. Et täna neljapäev on mul veel aega, reede, laupäev ja pühapäev. Täna ma keskendun ainult sellele videole, sest see võtab mingi 4 või 5 tundi aega. Tegin see unboxing video ja siis käisime veel laeva veel ringi, ostsime natuke stuffi ja siis tuli see YouTuberite live. Ja siis nagu vahepeal, kui me laeva lihtsalt ringi käisime, nüüd tuleb see kohta. Millest ma eelmises videos ka vist rääkisin, vahepeal kui laeva peal ringi käisime, siis nägin ma ühte seda nii-öelda see üks tüdruk on ju, kes mulle meeldis juba eessal õhtul, aga teine õhtul meeldis veel rohkem tüdruk põhimõtteliselt, keda ma olen otsin mingi ma arvan, et mingi juba 6 aega nagu, aga ma ei ole leidnud ja ma ei tea, pean vist suht halva andma, aga jah, seda pilti ma siia tausta ei pane, aga põhimõtteliselt ma leidsin ühest videost ta üles, aga nagu jah, see on päris kahju, sest ta ilgelt meeldis mulle ja ma nägin teda seal ühes koridoris. Mida värk, päris imelik. Ja siis oli see YouTuberite live, see oli suht lahe, nagu eelmine kordki. Ja ma arvan, et see oli võib-olla isegi natuke lahedam kui eelmisel õhtul. Seal oli, ma ütlen siis nüüd nimega Kennet, üks mu toakaaslastest, ütles, et igaüks annab talle 1 euri, kui ta läheb sinna. 1 euri või 50 senti, ma ei mäleta, vahet ei olnud vist, kui ta läheb sinna rahva sekka ja siis ta mingi ütleb, või kui küsitakse neid vabatahtlikuid lavale YouTuberite laivil, et kui küsitakse lavale, siis ta abilisi küsitakse lavale, siis ta tõstab käe ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et küsiti inimesed, kes tahaks nagu teha YouTuberitele make-upi, siis valiti mingi 3 last, väiksed lapsed olid
ja siis Martin Slabins ütles, tule sina ka suur poiss. See suur poiss oli Kennet ja see oligi nagu, ta oligi vist kõige suurem laps nendest ja siis see oli loogiline, et tema valitakse. Tema valitigi, tema pidi tegema make-upi Sniffile ja siis tema tegi make-upi Sniffile, selle pildi ma võib-olla panen ka taustale, see milline see make-up välja tuli ja pärast seda ta sai enda raha, kokku sai ta mingi 5 või 6 eurot, päris hea summa ja siis sai veel selle YouTube'ide käest selle YouTube'id käepaela ja koti ja siis ta mingi hiljuti mingi päev koolis ütles, et 3 euriga võib ära osta. Aga ma ei ole ostnud, võib-olla ma isegi osta. Aga jah, seda ma ei tea. Pärast seda me mängisime veel kajutis seda Outlasti vist natuke. Ma ei mäleta täpselt, siis ma nägin veel seda tüdrukut ja põhimõtteliselt jah. See õhtu läksime mingi 1 ajal magama või 1-2 vahel umbes nii. Öösel vaatasime veel seda, kuidas Ahvenamaale laev saabus, see oli üliäge. Nagu see sadam nägi öösel välja, nagu oleks mingi õudusmäng. Või siis CSGO-s see map Insurgent pilti, ma ei tea, kas ma taustal olen. Aga igatahes see oli ülilahe, oli see Ahvenamaa sadam. Ja siis poes käisime ka veel, mängisime arkeedis mänge, filmisime sellise video, kus ma tegin ühe klassivenna vastu lauahokit. Tema võitis selle video, ma panen veel eraldi YouTube'i. Sellega ma tegelen hiljem, aga samas see on lühike video, nii et ma võib-olla jõuan selle täna õhtul valmis. Ja muidu mul oli plaan ka nagu Martin Slapinsiga 1v1 teha, aga ta ütles, et tal on live ja ma arvan, et ta lihtsalt ei viitsinud teha, nii et see oli kahju. Ja nüüd on õhtul läksime magama enam-vähem, siis mingid tüdrukud tegid seal veel mingi pilte seal rõdul või kuidas öelda, tekil, on tekk või, see õues, see koht, ma ei tea täpselt. Seal tegid veel mingeid pilte ja värke ja siis põhimõtteliselt nüüd ongi see koht, kus ma lähen magama ja siis hommikul ja sellel õhtul ostsin ma veel selle 24 paki Fantat ja mingi ainult 12 sain lahti, aga ma vist keegi ei tahtnud osta ka. Ma sain ainult nagu ma andsin paar tükki tasuta ära ja õhtul oli veel Rootsi laud ka, seal ma sõin nii palju ja seal ma nägin YouTube'eid ja vist seal oli aga ma täpselt ei mäleta. Hommikul kell 8 ärkasin, panin asjad kokku, mahutasin kuidagi need kõik Fantad ära, mul oli neid nii palju ja mul oli kott täiesti täis, need krõpsud Fantad, no siis veel klaviatuur ka kuhugi ja päris palju asju oli, ja veel komme ja kõike oli päris palju, aga lõpuks mahutasin need ära ja läks hästi. Ja siis koduteel oli päris kurb tunne, sest see kruiis oli ikka väga äge ja ja siis nüüd ma olen enam-vähem kodus, testin klaviatuuri värke ja siis järgmisel päeval ma hakkasin otsima seda tüdrukut ja siis see oli neljapäeval hakkasin otsima, siis ma ei leidnud, aga reedel ma leidsin vist mingi, ma mõtlesin nagu see mingi 2 tüdrukut oli on Instagramis, ma mõtlesin, et see on et ma leidsin ta, aga tegelikult tuli välja, et see on mingi vale ja
siin ma mingi sugulase rääkisin ka, et kuna mingi oli mingi tüdruk on ju, kes mulle meeldis. Mu sugulane on mingi 21 ja ta on nagu ka tüdruk või noh, ma ei tea, kas tüdruk on õige sõna, aga nagu naissoost või nii. Ja siis ta mingi kirjutas see tüdrukule mingi, no ma ei ütle, mida ta kirjutas, aga siiski see lõppkokkuvõttes tuli päris piinlik. Aga jah, kahjuks ma ei ole veel seda tüdrukut leidnud ja ühel päeval ma leian ta. Ja no põhimõtteliselt I will find her and I will hug her. Ja sellega on põhimõtteliselt kruiis läbi, mulle ilgelt meeldis see ja see oli üliäge. Kahju, et see vähe kestis ja ütleks, et ma annan see kruiisile 10/10 või noh, nii palju kui anda saab. Ja näeme järgmises videos mis see ütleb? Auf Wiedersehen, tschüss, bye, my girls. Oh, we will